Rääkige palun digipöörde juhtimisest kooli tasandil, et milles see seisneb? No, see seisneb eelkõige mõistmises, et ei piisa üksnes tehnoloogia toomises klassiruumi. Paljudes maades on seda üritatud ja läbi kukutud. Samuti see seisneb arusaamises, et kooli juhtkond peab endale võtma vastutuse muutuste juhtimise eest koolis ja koostöös õpetajatega arutama, et milliseid muutusi see tehnoloogia nüüd õppetöösse toob. Et ei saa nagu lähtuda eeldusest, et me võtame uued vahendid kasutusele ja õpetame nendega vanaviisi. Ja seda kõike peab siis koordineerima kooli juhtkond niimoodi, et kaasatud oleks alguses vähemasti kõik aktiivsed õpetajad, aga vähehaaval siis ka kõik ülejäänud. Sel koolitusel räägitakse palju digiturvalisusest. Mida konkreetselt see tähendab? Kas me räägime puhtaliselt tehnoloogilistest siukesest enkriptsioonist või kuidas asju parooli alla hoida või see mõist on tegelikult laiem? Jah, nii nagu meie koolitaja Birgi Loorents täna siin juhatab sisse oma koolituse, on turvalisuse teemade puhul sagedamini probleem mitte arvuti poole peale, kui turvaliseks on krüpteeritud mingisugused paroolisüsteemid, vaid üldjuhul siis, kui tekib mingi turvaintsident, siis on probleem arvuti ja tooli vahel ehk inimese käitumises. Ja meie siin tänasel koolitusel pöörame ka eelkõige tähelepanu just sellele, et kuidas tagada siis selle tooli ja arvuti vahelise komponendi ehk inimkomponendi mõistlik ja turvaline käitumine.